Marko, ei õnnestunud teil see, mida sa avapoolaja lõpus lootsid? No jaa, et tegelikult oli näha, et Levadia ikkagi ei lasknud ka nagu alla, et ta tuli teisele poole ikkagi väga suure tempoga peale ja ei õnnestunud meil neid uinutada nagu niivõrd, aga tegelikult meil oli see mäng ikkagi raskem, et me tulime Narvast ka teisipäeval ja taastumispäev ja ainult 2 vahel, et proffide vastu on raske näha oli, et täna ikkagi poisid väsisid lõpuks ka. Ja noor meeskond sul platsil, paljud põhitegijad, mitte paljud, aga mõned põhitegijad ka puudu, et no tuleb au anda selles suhtes noortele, et anda neile võimalus ja kui nad selle ära kasutavad, see on ju kõigile ju nagu vajalik, et ja see on super nagu. Kuidas sa tunned, et meeskonnas selle motivatsiooni hoidmisega on, arvestades seda, et tõesti Pärnul ei ole just kõige paremini läinud, kui nii pehmelt väljendada? No ei ole kerge jah, et kui sa ikkagi siin nädalast nädalasse ütleme, et mängid küll hästi, vahest kaotad ja vahest tulevad suured kaotused, et eks see ole ju treenerite ülesanne, et seda me ju teeme ja proovime mängijaid ikkagi üleval hoida ja mängust mängu minna, et iga mäng hakkab jällegi nullist ja see on see meie võimalus, et järgi on jäänud vist, ma ei tea, kas 6 või 7 mängu, et ega me ju ei taha need 6 mängu kaotada, kindlasti meil oleks vaja kuskilt ikkagi võit või viik kätte saada, et selle nimel me ikkagi hooaja lõppu pole mõtet maha visata, et igal juhul, et see on ju ainult tee tulevikku. No ilmselt me ei saa rääkida väga suurest lootusest, kui siis õhkõrnast, et jääb Pärnu püsima siia meistriliigasse, pigem on teil ikkagi esiliigasse minek. Kuidas sa sellele perspektiivile üldse vaatad? Absoluutselt ei ole probleeme, et ma leian, et kui meil on noor võistkond, me juba mõtleme aastaid ette, et järgmine, ülejärgmine aasta ja kui tuleb mängida esiliigas, siis tuleb mängida ja tähtis ongi see, et seal on jälle uued ülesanded ja saame teistsugust praegu, kui pigem ikkagi rõhk on kaitsemängu peale, siis võib-olla seal saame kiireid üleminekuid kontrasse rohkem teha ja palli valdamist rohkem, et ma arvan, see ei tule kahjuks absoluutselt, et me ei pea siin taga nutma, et me nüüd Premium liigas ei mängi, et tähtis on see, et nendest mängijatest kasvaksid head mängumehed ja kes lõppkokkuvõttes annaksid nii Pärnule kui Eesti koondisele ikkagi taset juurde. Nii et need noored mängijad, kes teil on, nendele sobib ju suurepäraselt see esiliigas mängimine, selliste omasugustega madistamine rohkem võrdse vastu, kui iga nädalaselt suuri kaotusi saada. No jah, nii võib öelda praegu, aga ma ei taha ka nii öelda, et neil ei sobiks ka Premium liigas mängida, et ma arvan, kui meil 3-4 mängijat saaks ikkagi juurde tuua, annaks tugevust juurde, siis see oleks noortele ka väga hea kogemus, et ma arvan, et pigem tuleb ka niipidi mõtta, et kui meil võimalus on Premium liigas jätkata, et leida ikkagi neid kogenud mängijaid juurde ja aidata noori ikkagi Premium liiga tasemel mängida, et see oleks ka ma arvan, hea lahendus. Suurepärane, Marko, soovin teile igal juhul palju